Käesoleva õppevideo eesmärgiks on näidata, kuidas konstrueerida kolmnurgale siseringjoont. Joonestan kõigepealt kolmnurga ja leian selle nurga poolitajaid. Kuigi siseringjoone joonestamiseks läheb vaja kõigest 2 nurga poolitajat, on siiski ometigi hea näidata, et kõik 3 nurga poolitajat lõikuvad ühes punktis. Ja leiangi nüüd nende nurga poolitajate lõikepunkti ja see on siin keskel. Nüüd, kuna siseringjoon on selline ringjoon, mis puudutab kõiki kolmnurga külgi, siis järelikult kolmnurga küljed on selle ringjoone puutujateks. Aga puutujal on selline omadus, et ta on ringjoone raadiusega risti, mis tähendab, et nüüd on mul vaja ristlõiku nurgapoolitajate lõikepunktist ühe küljeni. Ja tõepoolest leian ka nüüd selle punkti ja see ongi siin. Nüüd olen valmis joonestama ringjoont 2 punkti abil siseringjoone keskpunktist kuni puutepunktini. Näitan ära ka teised puutepunktid ehk siis ringjoone ja küljepuutepunkt ja veel kord ringjoone ja küljepuutepunkt. Kustutan ära ekraanilt ristsirge, aga lisan juurde ristlõigud ringjoone keskpunktist puutepunkti ja kõik 3. Ja näitan ka ära, et kui ma ka muudan kolmnurka, siis ometigi kolmnurga küljed jäävad risti siseringjoone raadiusega. Selleks näitan ära, et oli 90 kraadi ja siin on 90 kraadi ja siin on samuti 90 kraadi. Toon need andmed siit välja, muidu läheb pilt kirjuks. Kustutan ära üleliigseid tähistusi, mis ajavad pildi kirjuks ja ei ole ka praegu selle puutepunkti tähist ei ole vaja. Ja niimoodi. Ja kui ma võtan nüüd kinni ükskõik millisest kolmnurga tipust ja liigutan seda, siis on näha, et siseringjoon liigub kaasa ja tõepoolest kogu aeg on siseringjoone raadius risti külgedega.